Head autojuhid, nagu igal nädalal räägime ka täna teile ohutust liiklemisest ja meie reporter Kerli ongi juba ootel, et tuua teieni järjekordne oluline, aga ka erakordselt põnev teema. Täna jätkame sealt, kus jäime eelmisel korral pooleli. Saime teada, kui edukalt kogutakse meil teeolude ja ilmaandmeid, mille põhjal teevad otsuseid teehooldajad, aga see ei ole veel sugugi kõik. Teeseisundi info, haardetegur ja ilmaprognoos. Kõik see teave jõuab kokku Maanteeametisse. Kuidas siin seda infot kasutatakse? Maanteeametis on selline põnev koht nagu liiklusjuhtimiskeskus. Siin toimub meie maanteedel olevate liikluskorraldusvahendite operatiivne kaugjuhtimine. Lisaks edastatakse siit teateid avalikkusele. Ilmainfot Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus kasutab liiklejatele hoiatuste edastamiseks meedia kaudu. Me teeme varahommikuti pressiteated, mida siis edastatakse liiklejatele raadio ja ka trükimeedia kaudu. Ja lisaks on meil ilmainfosüsteemi andmed väga olulised muutuva teabega märkide juhtimisel. Need andmed on siis kõige olulisemaks sisendiks liikluse juhtimisotsuste tegemisel. See on siis lubatud sõidukiiruse kehtestamisel ja samuti ka liiklejate hoiatamisel läbi siis infotabloode, mis meil tee äärde paigaldatud on. Niisiis, kõige otsesemalt jõuavad teeandmete põhjal tehtud järeldused meieni läbi muud teabega märkide ja tabloode. Aga tee- ja ilmaolude infot saab igaüks meist ka ise vaadata. Üle Eesti on 72 tee-ilmajaama, mis saadavad kas 5 või 10-minutilise intervalliga andmeid portaali Tark tee. Seal siis saavad kõik liiklejad vaadata nii teekaamera pilte kui ka siis tee-ilmajaama andmeid, mis siis kuvavad hetke teeseisu, sademete liiki, kui on sademeid, õhu ja teetemperatuuri ja nii edasi. Miks on kasulik vaadata portaali tarktee.ee? Meie soovitus on minna vastaval veebilehele talvisel perioodil enne oma sõidu alustamist, siis saaks eelinfot, et millised olud on oma planeeritud siis marsruudil ees ootamas. Eesti on küll väike riik, kui tihti on tee- ja ilmaolud väga erinevad piirkonniti. Targast teest saab siis väga operatiivselt kätte info just liiklejat huvitavast piirkonnast. Aga tee- ja ilmainfol on veel üks väljund, millega vast iga inimene on kokku puutunud. Hallo! Eestis on liiklusteateid raadioeetris edastatud vähemalt 4 aastakümmet. Kahjuks ei ole tänanegi päev läinud ilma õnnetusteta. Täpsemalt on juhtunud 3 õnnetust ja kõik 3 kannatada saanud olid jalakäijad. Villu Vane legendaarsete liiklusteadete juurde kuuluvad kindlasti ka hoiatused. Õhutemperatuur aga langeb öösel kõikjal 0 lähedale ja Ida-Eestis ka alla 0. Libeduse oht on suur, sest märjad teepinnad jäätuvad. Teeolud on halvemad Lõuna-Eestis, kus on sadu ka tugevam. Olge siis ikka tähelepanelik ja ettevaatlik ning arvestage kiiruse valikul teeoludega. Infot tee- ja ilmaolude ning liikluspiirangute kohta saab vaadata portaalist tarktee.ee ning alati võib helistada ja küsida Maanteeinfo lühinumbril 1510. Minu poolt tänaseks kõik. Kena päeva jätku ja ikka ohutut liiklemist. Vot nii palju andmeid ja tööd läheb sinna, et meie liikluses oleksime hoiatatud ja hoitud, aga hoiatustest on kasu ainult siis, kui me ise oleme talvistes oludes tähelepanelikud. Head teed!